Mina olen Mirjam ja tutvustan teile Hiiumaa kogukonna äppi. See on kommunikatsiooniplatvorm, mis on loodud kõikidele hiidlastele ja Hiiumaa sõpradele selleks, et veelgi tugevdada siinset kogukonnatunnet ja et kaasata Hiiumaa elanikke ja külalisi siinsesse tegevusse ja otsustusprotsessidesse. Hiiumaa äpp on loodud Soome ettevõtte Future Dialogi poolt. See on juba mitu aastat tegutsenud ettevõte, kes on Eestis loonud äppi ka veel Järva, Elva ja Tartu vallale. Ja leiab selle App Store'ist ja Google Play poest. Ja kui olete selle oma nutitelefoni alla laadinud, siis esmalt tervitavad teid sellised tekstid ekraanidel. Ja siit on ka näha, et äppi saab kasutada nii anonüümselt kui ka oma kasutajaga sisse logides. Ja soovitame kindlasti seda viimast varianti, kuna äppis on võimalik saata infot ja uudiseid kindlatele sihtgruppidele, mis tõttu on väga oluline, et me teaksime, kes on meie kasutajad. Alustame siis algusest, et teie ees on esileht. Siin üleval on ka üks pilt, aga selleks, et mahuks kõik ekraanile, mis esilehel on, olen selle välja lõiganud. Esilehel on hästi palju nuppe ja räägingi täpsemalt läbi, et mis need siis on. Et Hiiumaa nupp viib kasutaja siis Hiiumaad lõbusas võtmes tutvustava tekstini, mis on leitav ka valla koduleheküljelt ja Facebookist. Hetkel on see tekst ainult eestikeelne ja käimas on ka tõlketööd ingliskeelseks versiooniks. Ja inglise keelt või siis pigem eesti keelt mittekõnelevatele äpi kasutajatele on kasulik nupp ka Visit Hiiumaa, mis viib Puhka Eestis Hiiumaa ingliskeelsele alalehele. Siin on juurdepääs sündmustele, viib hiiumaa.events leheküljele, valla kontaktid. Hästi tänuväärne töövahend siin äpis on saada tagasiside vorm. Et selle leiab üles siis selle noolekese, ees oleva noolekese järgi, et see tagasiside andmise võimalus on leitav nii esilehel, kui ka siis siia esilehe alla ääres on ka noolekese nupp, mis viib tagasiside andmise ja küsimuse esitamise vormini. Sellest kohe räägin lähemalt, kui jõuame sellele slaidile. Lisaks on esilehel uudisvood Hiiumaa kogukonna värskematest uudistest. Automaatselt jooksevad sinna hetkel Hiiumaa valla, Hiiumaa arenduskeskuse ja praamid.ee kodulehelt uudisvood ja läbirääkimised on käimas ka teiste koostööpartneritega. Siis on leitav sotsiaalmeediakanalid, need on valla omad ja alla ääres on siis 4 nuppu, mis on siis selle rakenduse 4 erinevat lehekülge. Esimene on siis see esileht, kus oleme praegu. Järgmine on kaardipakk, niinimetatud kaardipakk, mis koosneb siis erinevatest kaartidest ehk infoakendest. Siis seesama nooleke, mis viib tagasiside ja küsimuse esitamisse vormini. Ja viimane on kasutaja oma profiil. Lähme siis edasi. Jõuamegi kaardipakini. Kaarte, need infoaknaid saab moodustada siis erinevate arenguprojektide, tähtsate uudiste kohta. Lisaks saab esitada, moodustada küsitlusi ja ankeete ja teha infoaknaid tähtsatest kellaaegadest, meil on kontaktidest, et siin on näiteks näide, et Hiiumaa Amparavi, kes on siis need kontaktid ja sellised tähtsa informatsiooniga kaardid neid on võimalik ka siis salvestada ja nende juurde saab siis kasutaja profiilis nende juurde saab lihtsasti tagasi minna. Hästi tore võimalus siin äppis, mida me kindlasti hakkame kasutamisse päris kasulikuks eeldatavasti, on siis küsitluste ja ankeetide kaardid, kus on võimalik siis küsida äpi kasutajate arvamust, näiteks mõne arenguprojekti kohta, mingite lahtioleku aegade kohta, sündmuste kohta.
et siin on näide, kuidas saab esitada jah ja ei küsimusi, aga saab koostada küsimusi, kus on avatud vastuse variandid, mitu vastuse varianti. Ja kuna neid kaarte tekib siia kaardipakki iga päevaga aina juurde, siis on võimalus ka neid kaarte kustutada, et kui kaart on läbi loetud ja info on omastatud, siis saab siit paremalt nurgast olevat X-ist või alt OK nupust siis ka kaardi ära kustutada. Nüüd siis hästi tänuväärne võimalus siin äpis, mida me kindlasti julgustame kõiki äpi kasutajaid julgesti ja aktiivsesti sellist võimalust kasutama. Et see on täpselt see vallakodanik ja Hiiumaa-külaline märkab rubriik, et kus viga näed laita, seal tule ja aita. Muidugi ka on kiitused, olete teretulnud. Et julgustame kindlasti kõiki seda kasutama. Et vajutades siis selle noolekese peale jõuabki tagasiside ja küsimuste esitamise vormini. Et see on siis esimene leht, mis kohe et kuvatakse, kus saab siis kõik rakenduse kasutajad näevad juba eelnevalt esitatud küsimusi ja postitatud tagasisidet. Saab ka lugeda nende kommentaare ja kui soovite lisada oma postituse, siis peab vajutama lihtsalt selle pluss nupule ja siis kuvatakse selline pilt. Et kindlasti soovitame lisada ka oma tagasiside juurde pilt ja asukoht, et näiteks kui on mõni murekoht, siis seda kiiremini saavad sellised mured lahendatud, et kui me teame, kus kohas see probleem täpselt asub ja milline see probleem täpselt välja näeb. Et siin on Almas vallakodanik on postitanud pildi ja lisanud ka aadressi, et MEP Nõustees on infostent, kus informatsioon on aegunud. Et ongi lisanud on pealkirja ja kirjelduse ja kindlasti lisakategooria, see peabki lisama, et kategooriast saab siis valida, et kas küsimus puudutab heakorda või transporti, on tegu mõne haridusküsimusega ja kindlasti siis valla poolt tuleb nendele ka vastus. Et siin on nagu näha ka, et sellele vallakodanikule olen juba vastanud. Ja viimane nupp ongi siis kasutaja oma profiil, kus kasutaja näeb siis ülevaadet oma tegevusest äpis. Vajutades siia üles tähekese peale, näeb siis kõiki varasemalt salvestatud kaarte. Minul on näiteks salvestatud äppi Hiiumaa teataja värskem number. Ja seal on juurdepääs ka seadetele, privaatsuspoliitikale, kasutustoele ja hästi tore nupp on ka jaga rakendust, et kõik äpi kasutajad saavad seda rakendust siis jagada mugavasti oma sõprade, pereliikmete ja tuttavatega. Aga minu poolt aitäh ja toredat äpi kasutamist!